Vodafoni tegevjuht. Heiki Viisimaa, kes võitis Peep Alged umbes 10 aastat tagasi. Sinu paremalt käelt Anette Andresoo, kes on Cambridge ID ESL finalist aastast 2019. Markus Laanoja, kes 2 nädalat tagasi tuli Eesti meistriks. Ja Heleri Maidlas, kes 10 aastat tagasi täpselt täna väites keskkoolid Eesti meistrivõistluste finaalis, oli enne seda võitnud kõik 3 etappi, aga kaotas. Kõik see selgeks tehtud, siis me saame alustada selle finaaliga. Aega võtab Mart ja hakkame peale siis jaotus inimesest kõnest ja kuulame Aureliat. Kanname seda üle Facebook live'ina, nii et ärge siis liigselt rumalust tehke. Aurelia, viimane kõne. Enne kui ma oma kõnega alustan, siis ma tahaks öelda, et ma arvan, millal see esimene etapp oli, ma nutsin ja ei oleks eales arvanud, et ma siin olen. Nii et ma olen nagu ülitänulik, et ma siin olen. Aitäh kõigile, kes on sellegi ette näinud. Aga see ei ole see koht. Räägime, miks me siin oleme. Tehnoloogiahiiud on tänapäeval nagu kommunaalettevõtted, mis pakuvad teenuseid, ilma milleta me enam elada ei saa. Ja seetõttu nad peavadki alluma teistele reeglitele kui täna on. Küll aga see ei tähenda, et neile peaksid kehtima mingid erinevad reeglid. Me tahame, et neil oleks täpselt samad reeglid nagu kõigil teistel sektoritel turul on. Ja selleks, et me rakendaks neid samu reegleid hiidudele, me peame nad ära lõhkuma on. Mis on meie plaan? Firmad, mida me lõhkuda tahame, vastavad 2 kriteeriumile. Esiteks, omavad nad turul domineerivat positsiooni ja teiseks, nad on ettevõtted, mis on muutnud omavate ressursside tõttu turule sisenemisbarjääri ületamatuks. Nende määratlusega saavad täna hakkama juba nii riigi kui ka rahvusvahelised konkurentsiregulaatorid ja need firmad on näiteks Amazon, Google ja Meta. Kuidas see lõhkumine käib? Me näeme, et lõhkumise variante on mitmeid ja need sõltuvad turusektorist. Euroopa Komisjon ja Konkurentsiamet näevad, et kõige parem lahendus lõhkumiseks on erinevate teenusharude eraldamine ühest firmast. Näiteks Google ja Facebooki puhul tuleks eraldada andmebaas reklaamipakkujast ja Amazoni puhul müüja transpordifirmast. Väitluse võrdlus ei ole see, et täna meil on tech giantid ja siis homme on hästi palju väikseid firmasid. Võrdlus on hoopiski see, kas me need hiiud peaksime lõhkuma ja kas nad peaksid alluma täpselt samadele monopolireeglitele. Meil on 3 argumenti. Räägime, kuidas lõhkumine parandab konkurentsi, kuidas lõhkumine kaitseb demokraatiat ja 3. räägime varusüsteemist. Esiteks konkurentsist. Konkurents on üheks oluliseks alustalaks turumajandusele, kuid konkurents ise ei ole see väärtus, mida me tahame, vaid see tagab alati parema tulemuse kliendile. 2 asja, mille pärast me need hiiud lõhkuma peame. Esiteks, ületamatu turutõkke. Ja teiseks, selleks, et meil ei oleks tehnoloogia arengu pärssimist. Räägin kõigepealt esiteks ületamatust turutõkkest. Millal tech-turul tekib see turutõke? 2 näidet. Esiteks, kui firmal on turul domineeriv positsioon. Kui ma ei ela Hiinas, siis ma ei saa kasutada mitte ühtegi teist sotsiaalmeedia platvormi, ilma et ma kasutaks metateenuseid. Ja selle positsiooniga ei suuda võidelda isegi teised suurfirmad. Näiteks Google lõi Google Plussi, mis tänaseks on lihtsalt lõpetanud tegevuse, sest ta ei suutnud saavutada edu. Miks see on halb? 2 põhjust. Esiteks, mul kliendina ei ole valikut, sest isegi kui mulle ei meeldi meta, siis ma lihtsalt pean seda kasutama. Ja siin mul ei ole valikut, kas ma kasutan või ei, ma lihtsalt pean kasutama, sest see on täna nagu kommunaalteenus, mille kaudu toimub nii töö kui ka suhtlus. Ja teine tagajärg, mis on veelgi olulisem, on see, et neid valikuid ei saa mitte kunagi juurde tekkida. Sest selleks, et mul edeneks, mul on vaja tohutult raha ja isegi kui ma sarnase platvormi olen suutnud luua, ei tule need inimesed kunagi minu platvormile, sest nad juba on seal kõik metas.
Teine näide sellest, millal tekib turutõke, on see, kui ainult üks teenusepakkuja omab neid ressursse, mis teenuseks on vajalikud, on ju. Näide Google'ist, kes omab seda tohutut informatsiooni hulka ning annab seda lihtsalt enda reklaamifirmale, on ju. See on kahjulik. Esiteks ettevõtjatele, kes ei saa kunagi turule tulla, sest nemad peaksid need ressursid ostma, samal ajal kui Google Adsil on nagu alati see võimalus, sest tema saab seda informatsiooni tasuta, jälgimata neid turutingimusi, on ju. Ja teiseks on kahjulik tarbijale, sest mul ei ole valikut, on ju. Kui ma olen ettevõtja, siis ma saan ainult Google'i või Meta vahel valida, et ennast reklaamida, on ju. Mis nüüd lõhkumisega muutub siis? Me näeme, et nüüd on need bottleneck ressursid ühe firma käest kadunud, mis tähendab, et lõhutud firmad peavad oma vahel koostööd tegema turutingimustel, on ju, mida nad varem ei teinud. Ja sel juhul saab sinna juurde ka tekkida firmasid ja konkurentsi. Ja see on täpselt see, kuidas me muidu teeme teistes sektorites, on ju. Miks see tekk on erinev, on ju? Just nii me peaksimegi tegema, et seda konkurentsi oleks võimalikult palju, on ju. Räägin nüüd sellest, kuidas konkurentsita on meil pärsitud tehnoloogia areng, on ju. Nii nagu diktaator kardab opositsiooni, kardavad tehnoloogia hiiud konkurentsi. Nad ostavad lõputult palju neid patente lihtsalt selleks, et vältida uue konkurendi turule tulekut. Või seda, et see teine firma, suur firma siis ostab selle ära, on ju. Ellu viivad nad tegelikult neid arendusi väga vähe, on ju. Ja seetõttu ongi tehnoloogia areng peatunud, sest patente ei osteta mitte edasiarendamise pärast, vaid lihtsalt, et mingit konkurentsi vältida, on ju. Näiteks Google ostis ära ITA software'i ja ta maksis nagu 700 miljonit selle eest ja Google aasta pärast ütles, et tegelikult ta ei jätka selle projektiga, et suvase raha, mis ta kulutas, see projekt ei ole vajalik, on ju. See reisitööstuse arendus, millega kliendil oli võimalik paremini nüüd lennureise broneerida, läks lihtsalt raisku, on ju. Ja nüüd me ei saa kunagi teada, kas see tegelikult oli parem võimalus, on ju. Kui me nüüd need hiiud ära lõhume, siis on need firmad väiksemad, mis tähendab, et neil on vähem ressursse, et osta lihtsalt neid patente või arendusi kokku, on ju. Ja samal ajal nad konkureerivad need firmad ka nüüd omavahel, mis tõttu ongi need ostud kaalutletumad ja ostetakse ainult seda, mis need päriselt kasu toob, on ju. Ning seetõttu ei jää ka mingid arendused lihtsalt tegemata, sest see pole nende huvides kasulik, on ju. Liigun teise argumendi juurde. Räägin ohust demokraatiale. Me näeme seda, et mida rohkem me lubame nendel tehnoloogiahiidudel võimu haarata, seda rohkem me anname ära või laseme piirata neid demokraatlikke õiguseid, mille eest me lääneriikidena seisnud oleme. 3 kohta, kus nad täna on nagu ohtu näidanud. Esiteks, õigus vabale meediale. Kui Austraalia valitsus arutas seadust, mis sundis Google'it ja Facebooki uudiste jagamisest maksma, lõpetasid need järgmisel hetkel enda platvormidel uudiste jagamisel. Hiiud mõtlesid ainult rahale, mitte sellele, et millist õigust nad räigelt rikuvad, on ju. Teiseks, õigus, mida nad on rikkunud, on õigus sõnavabadusele, on ju. Suurfirmadel on lihtne kontrollida kõike seda, mis nende platvormidel toimub, on ju. Neil on võimalus keelata, piirata just seda, mis nendele ei tundu sobiv, on ju. Ja me ei taha siin väita, et me peaksime lubama vihakõne või valeinformatsiooni, on ju. Küll aga ei tohiks nemad olla need otsustajad, kes hindavad, kas sel juhul peaks sõnavabadust piirama või ei, on ju. Sest sellise otsuse tegid nad siis, kui nad viskasid Trumpi 8 aastaks Metast välja, kuigi mitte ükski õiguslik organ sellist lahendust ette ei näinud, on ju. Ei. 3. õigus, mida nad rikkunud on õigus privaatsusele ja andmekaitsele, on ju. Hetkel teavad tehnoloogiafirmad lisaks isikuandmetele meie asukohta ja nad on ka algoritmide järgi välja uurinud selle, millise poeostu ma täna nagu pooleli jätsin ja pakuvad mulle seda igal pool, on ju. Ehk siis inimestel puudub privaatsus täielikult. Miks see on halb? Meil puudub kontroll täielikult selle üle, kes, millal ja kuidas seda informatsiooni kasutab, on ju. Ja selline olukord on tekkinud just sel põhjusel, et hiiud jagavad informatsiooni enda firma siseselt, on ju. Nii nagu neile kasulik on, mõtlemata inimestele või üldse nagu mingitele õigustele, mida nad räigelt rikuvad, on ju. Kuidas see meie süsteemiga muutub? Me näeme, et esiteks süsteem nagu muutub läbipaistvamaks. See läbipaistvus suureneb, sest konkurents kasvab ning firmade omavaheline koostöö peab toimima turumajanduse reeglite järgi, on ju. See tähendab, et me näeme selgemini seda, kuidas meie andmeid kasutatakse või müüakse, on ju. Täna meil on täiesti null aimu, mis seal üldse toimub, sest kõik toimub firmasiseselt. Ja teiseks, meil on ka võimalik neid firmasid lihtsamini allutada regulatsioonidele, mis tähendab,
et meil on ka lihtsam neid regulatsioone teha, sest nad on väiksemad ja neil on mingi kindel tegevusala. Ja neil puudub ka võimalus lobitööks, on ja, sest neil lihtsalt on vähem raha ja see firmade töö ei ole enam seotud poliitikaga või sellega, kui hästi nad rääkida oskavad, on ja. Ehk siis nendel kahel põhjusel, et meil oleks konkurents, mis tagaks parima tulemuse kliendile ja et me ei rikuks demokraatiat, on ja. Nendel kahel põhjusel me ei tohi või peaksime hiiud ära lõhkuma. Aitäh! Tänapäeva maailmas ongi tehnoloogia hiidudest saanud otseselt kommunaalettevõtted. Need on nii läbi põimitud meie igapäev ellu, et ilma nendeta me ei saagi elada ja me peakski käsitlema neid kui kommunaalettevõtteid. Me näeme, et need tehnoloogia hiiud on naturaalsed monopolid, mis on tekkinud võrguefekti läbi. See on see, et sa ei vali mingit teist sotsiaalmeediat, kui kõik sinu sõbrad on Facebookis. On ju. Eesti inimesena sa valid Messengeri rääkimiseks, kuna kõik su sõbrad räägivad Messengeris. Me näeme, et see, miks need tehnoloogia hiiud on saanud nagu monopolideks, see on toiminud naturaalsel teel ja see on täiesti fine. Aga nagu siis nad ise ka ütlesid, siis kommunaalettevõtetele peaksid nagu toimima mingid eraldi seadused, me oleme sellega täiesti nõus. Me saame näiteks piirata lobimäära, et ei saaks liiga palju raha suunata lobitöösse. Samuti me saame reguleerida neid rohkem, et mingi turvalisus oleks tagatud ja nii edasi. Ehk siis me näeme, et need on naturaalsed monopolid, mis toovad meile tegelikult väga palju kasu. Samamoodi nagu toob meile kasu monopoolne veesüsteem, toob meile kasu ka monopoolne tehnoloogia võrgustik. Kas teie meelest on praegused konkurentsireeglid, näiteks Euroopa Komisjoni trahv Google'ile konkurentsi rikkumisest põhjendatud? Tähendab, meie maailmas, ma kohe räägin sulle, mis nendest väiksematest konkurentsiga ettevõttest saab. Me näeme, et see on, ma lähen siis kohe selle ümber juurde ka. Me näeme, et startupid on väga head mingi uue idee väljamõtlemiseks ja testimiseks. Meie maailm ideaalne ongi selline, et startup saab mingi rahasüsti, ta arendab mingi idee välja, testib seda ja ta müüb selle suure raha eest nagu mingile suurele ettevõttele maha, kes viib selle tohutu kasutajaskonnani. Näiteks Instagram oli 2010 alguses oli startup, kus oli mingi 15 inimest tööl, selle kasutajaskond oli 30 miljonit. Kui Facebook ostis ära, ta sai anda talle ülipalju raha ja viia selle hea teenuse kohe nagu miljardite inimesteni, keda siis tänapäeval Instagrami kasutavad. Aga tulengi selle konkurentsi argumendi juurde. Nad räägivad alguses sellest, kuidas inimesel pole valikut, mida ta kasutab. Aga nad kunagi ei räägi sellest, miks see valik oluline on. Et me näeme seda, et seal ei ole see inimese mingi otsustusvabadus ja oma mingit rolli, kui see teenus, mida ta saab ühes või teises maailmas, on mingis mõttes analoogne. Kui ta saab parimat teenust meie maailmas, mis alati nii on, siis on, nagu, ei ole oluline see, kas ta saab valida või mitte. Siis nad rääkisid sellest Google'i näitest, kuidas Google saab helistada enda seda mingit reklaamifirmat ja me näeme, et jah, okei, aga samas Google saab pakkuda seest meile mingid tasuta teenused, mis on väga kasulikud, näiteks nagu mingi Gmail ja nii edasi. Nüüd selle arengu koha pealt sellel umbes vastasin, et meie maailm on siis võimalikult selline, kus ostetakse neid startup ära ja viiakse neid siis suure kasutajaskonnani. Need startupid ise, need väiksemad firmad kunagi suure tarbijaskonnani ei jõua, sest neil on ees suur konkurent nagu Facebook on, et sa ei saa hakata tegema mingit uut sotsiaalmeediat, mingi targa ideega, sest et lihtsalt sa ei konkureeri kunagi Facebookiga. Ja see viib selleni, et sa ei saa tegelikult selle jaoks investeeringuks raha ka. Küll aga meie maailmas siis võetakse selle mingi uue sotsiaalmeedia parimad kohad ja Facebook viib selle nagu 3 miljardi inimeseni, keda täna nagu puudutab. Nüüd teine argument, see oht demokraatiale. Täpselt ei saanud aru, kuidas need ohud on erinevad nende maailmas. Kui sa lõhud need firmad ära, siis neid printsiipe saab täpselt samamoodi rikkuda iga väiksem firma. Ning samuti on nad ütlesid nagu sellised poolikud asju, nagu näiteks, et mingi suur korporatsioon ei tohiks otsustada mingi sõnavabaduse üle, mida tohib ja mida mitte. Me näeme, et nagu pigem võib küll, kuna suurkorporatsioonid on pigem nagu liberaalse biasiga ja see on pigem hea, kui nad suunavad nagu ühiskondlikku vestlust nagu sellise ratsionaalsema poole. Me näeme seda, et nende maailmas, kus neid erinevaid platvorme on palju, siis tekib ka neid radikaalsed, kes just võimendavad seda mingit kurja häält ühiskonnas ja nii edasi. Siis nad rääkisid meile privaatsusest. Nad rääkisid meile privaatsusest, et nad ei tea, kes millal kus neid kasutab. Me näeme, et see privaatsuse punkt on nagu mõlemas maailmas sümmeetriline. Selles mõttes, et
et meie maailmas on need andmed kogutud lihtsalt ühte kohta, nende maailmas erinevatesse kohtadesse, seda saab rikkuda igatpidi. Aga ma lähen enda kaasuse juurde. Kasutarbijale. Tehnoloogia hiiud on pakkunud inimestele aastakümneid äärmiselt olulisi ja häid teenuseid ja tooteid. Messenger näiteks igapäevaks suhtlemiseks, Google Drive ja Teams tööks ning hariduseks. Tänu sellele on tõusnud inimeste elukvaliteet. Firmad on innoveerinud inimeste vahel suhtlust, ostlemist, meelelahutust. Tehnoloogia hiiud suudavad pakkuda alati paremaid tooteid teenuseid kui väiksemad eraldiseisvad firmad. 4 aspekti, miks hiiud on tarbijale paremad. Esiteks odavamad ja paremad tooted, 2 selgitust. Mahu efektiivsus. Kuna hiiud pakuvad tooteid teenuseid suuremale ostujaskonnale, saavad nad toota efektiivsemalt, toimib mahu efektiivsus. Suurtes kogustes on iga ühiku tootmine odavam, mis võimaldab müüa teenust odavamalt. Teiseks innovatsioon. Tehnoloogilisteks läbimurreteks on vaja suuri investeering ning ajalist ressurssi, sest uute lahenduste väljamõtlemine on keeruline ning enamus väljatöötatud ideedest kukuvad läbi. Nii juhtus näiteks Google Glassidega, millesse investeeriti tohutult, kui mis kukkusid läbi. Stabiilsed suurfirmad saavad pidevalt neid katsetusi rahastada, et kas või iga 10 oleks tulus. Seetõttu on meie maailmas alati innovatsioon rohkem. Innovaatilised tooted teenused lahendavad tarbija seni lahendamata probleemi. Teine asi, mis meil on parem, on mugavus. Tehnoloogia hiiud seovad enda platvormidesse 10 eri teenuseid, mis teeb kasutajale nende leidmise ja tarbimise mugavaks. Jaotuse maailmas on eri teenused laiali erinevates kohtades, nende leidmine on keerukam, mis tähendab, et on ka vähem tõenäoline, et neid tarbitakse. Näiteks Facebooki all on koondunud pea kõik sotsiaalsed teenused, mida inimesel vaja on. Ürituste korraldamine, huvide kohta rohkem uurimine, sõpradega suhtlemine ja edasi. Paljude nende teenuste pakkumiseks on Facebook integreerinud startup oma süsteemi. Jaotuse maailmas oleks need teenused mitme erineva programmi all, inimesed ei tarbiks neid kõiki ja see ühendatusest tulenevaid kasusid ei saaks. Kolmas, mis meil on parem, on turvalisus. 2 põhjust, miks tehnoloogia tagavad seda paremini kui hulk väiksemaid firmasid. Esiteks, kuna hiidul on rohkem raha, et parevaid turvasüsteeme välja arendada, ning teiseks, hiidul on rohkem motivatsiooni pakkuda head andmekaitset, sest kui andmed lekivad, saavad nad kogu meedialt ja ühiskonnalt halva tähelepanu, mis viib hiidude reguleerimissoovi suurenemiseni. Seda nad ei taha. Väiksema firma info lekkimine meediasse kunagi ei jõua. Näiteks peale USA valimiste ajal tekkinud turvariski investeeris Facebook $13 miljardit oma turvalisse. Eituses on inimestel andmed paremini turvatud, halva tahtega organitel on raskem neid kasutada ühiskonna poliitika ja valimiste destabiliseerimiseks ning demokraatia tegelikult on ka tugevam. 4, mis meil on parem, meil on väga palju tasuta teenuseid nende monopoolsete hiidfirmadega. Tehnoloogia hiiud pakuvad väga palju erinevaid teenuseid, millest suur osa on tasuta. Need antakse välja kasutajale pealekauba, et ta seoks ennast hiiusüsteemidesse ja tarbiks teisi tooteid teenuseid, mille eest on nõus maksma. Näiteks Google Drive pakub teenust, mille abil saab luua tasuta dokumente, arvutustabeleid ja nii edasi. Tehnoloogia hiiud saavad neid teenuseid tasuta pakkuda, sest filiaalid saavad subsiidiumi abil töötada kahjumis. Jaotuse maailmas aga peaks iga alaettevõtte jätkusuutlikuks toimimiseks teenima kasumit, mis tähendab, et suur osa tasuta teenustest muutuksid tasuliseks. Tohutu osa meie suhtlusest, vaba aja veetmist, igapäevategevustest on organiseeritud läbi interneti ja seal pakutavate toodete teenuste. Kuna neid teenuseid kasutavad põhimõtteliselt kõik inimesed, siis iga väike eelis on tegelikult suure positiivse mõjuga. Odavad tooted soosivad majanduslikku heaolu, tasuta toodetest võidavad enim väiksema ostujõuga inimesed, näiteks lapsed, vanainimesed ja vaesed, mugavaid platvorme kasutatakse meelsamini. Mõlemas maailmas ei ole keskmise inimese elu väga ilus, aga vähemalt ei pea ta meie maailmas argiteenuste eest veel peale maksma. Samuti pööratakse siis interneti turvalisusele rohkem tähelepanu. Minu teine argument räägib 3. maailmast. 3. maailmale on suurettevõtted, mis on tehnoloogia valdkonnas tegelevad, teinud suure kingi. Nimelt on nad pakkunud teenuseid nagu Google otsingumootor, Drive koos dokumentide ja andmetabelite tulemisvõimalusega, juurde hariduseks ja seda kõike täiesti tasuta. Seda saavad nad teha ainult seetõttu, et teenused on pakutud tehnoloogia hiidude poolt 2 põhjust. Esiteks, kuna suurettevõte julgeb uuele turule minna. See on pikaajaline investeering minna mingisse täiesti uuele turule, sest enamasti pole need areneva maa IT-turud täielikult välja arenenud, kuna inimeste eraelud ja tööelu pole veel internetiga täielikult põimitud. Lisaks on seal teenitav tulu kohalik inimeste väikse ostujõu tõttu minimaalne. Tulevikus aga see kindlasti kasvab, seega hiidule tasub ära investeerida isegi, kui sealne äri muutuks tuluseks näiteks 10 aasta pärast. Võrdluseks on väikeettevõtete ja filiaalettevõtete kasutajaskonna, mis on alati väiksemad, mis tõttu on ka tulud väiksemad, mis viib olukorrani, kus on vähem tõenäoline võtma seda riski, et siseneda uuele turule, 3. maailmas turule. Need teenused on seal piirkonnas väga sest nendest saab pakkuda haridust ja mingi luua üldiselt siduda see arengumaad näiteks nagu mingi läänemaailma turuga läbi Amazoni või eBay. Me näeme, et need monopoolsed firmad on ainukesed, kes saavad seda teha, kui nad saavad nende monopoolse staatusega minna turule, kus on nende nii-öelda see tarbijaskond kinnitatud. Ükski teine väiksem suurfirma ei lähe sinna, sest et ta kardab, et konkurentsis ta kaotab ja lõpuks nagu see investeering, mis on juba riskantne, ei ole väärt seda. Kui ta see kasutajaskond on tegelikult kinnitatud, siis ta on nõus sinna minema. Aitäh!
Minut on möödas ja liigub tagasi jaatava võistkonna juurde ja kuulame, mida meile räägib Saar. Hästi algab. Daamid ja härrad, Facebook julges öelda Austraaliale, et nüüd me piirame teie inimeste õigust vabale meediale ja lihtsalt ei hakka omal nagu platvormil need uudiseid jagama. See on märk, et midagi on valesti, see on märk, et nad on liiga ülbeks läinud ja see on märk, et nad omavad liiga suurt domineerivat positsiooni, et nad julgevad sellele maailma nii-öelda põhimõtteliselt superpowerile niimoodi öelda, nad julgevad seda õigust rikkuda ja tegelikkuses see ongi punkt, mida meie peame siis lahendama. Me ei saa seda teha mingite väikeste regulatsioonidega, selleks ongi vaja need firmad siis lõhkuda, et neil ei oleks enam sellist võimu, et nad ei saaks hakata vastu inimeste nagu õigustele lihtsalt sellepärast, et omale veidikene kasumit saada. Meie arvates see on nagu väga vale, mis praegu toimub. Niisiis, räägime siis alguses sellest, miks need regulatsioonid tegelikkuses ei tööta. Meie arvates ei ole see piisav plaan ehituspoolelt, et me hakkame kuidagi reguleerima neid suurfirmasid. Need tegelikkuses lihtsalt ei tööta. Google sai näiteks trahvi turu rikkumise eest, ta lükkas seda trahvi nagu 10 aastat kohtus edasi ja pärast maksis selle 2,5 miljardit ära, nagu see poleks mitte midagi. See näitab ju, et tegelikkuses need trahvid ei tööta, need ei mõjuta teda ja et meil oleks vaja nagu selle pärast neid lõhkuda, et see üldse neile midagi mõjuks, eks ole. Me küsisime ka pois, et kas praegused konkurentsireeglid, näiteks Euroopa Komisjoni trahv Google'ile konkurentsi rikkumise eest on põhjendatud. Tegelikkuses meie arvates see on põhjendatud, nad rikuvad seda konkurentsi, aga nagu näha, need trahvid ei tööta. Tegelikkuses nemad peavad meile oma kaasusest tõestama, et nende tegevus ei kahjusta turgu. Ja nagu me peame arvestama, et meie arvates näiteks Euroopa Komisjon ja Margaret Thatcher on päris nagu arukad inimesed ja ka nemad saavad aru, et meil on vaja need tehnoloogiahiiud lõhkuda. Me ei mõelnud ise Pärnus seda plaani välja, me võtsime selle nagu nende käest. Nemad arvavad, et see on okei, ja ka meie arvame, et me peaksime seda tegelikkuses tegema. Nii, vaatame veel, mida siis meile Eitus oma kõnes rääkis. Okei. Regulatsioonidest rääkides me räägime kunagi nende trahvimesest. Me räägime niisugustest asjadest nagu rangemad andmekaitseseadused, me räägime niisugustest asjadest nagu laiemad töölist õigused. Palun adresseeri seda analüüsi. Meie arvates nad võivad kõike proovida teha, mida nad tahavad, aga hetkel neil on lihtsalt see suur lobitöö võimalus, nad saavad seda edasi lükata, kõik on väga läbipaistmatu. Meie süsteem, meie lõhkumine muudakski need firmad väga läbipaistvaks, nad ei saaks enam teha nii-öelda seda shady businessit, eks ole, ja sellepärast me ei saa hakata neil mingi regulatsioone tegema ja me näeme, et need ei ole ka varem tegelikkuses töötanud. Ei. Niisiis, te küsisite meilt, et miks on nagu põhimõtteliselt valik oluline. Me tegelikult juba rääkisime Aurelia kõnes sellest. Me ütlesime, et vaba turg tagab parima valiku ja see valik ongi oluline sellepärast, et meil oleks nagu näha, kliendil oleks nagu parim teenus kasutada, eks ole. Me ei tea praegu, kas näiteks saaks tulla paremat YouTube'i, sellepärast, et Google ei lase lihtsalt uut YouTube'i sarnast toodet lihtsalt nagu turule. Tegelikkuses on probleem, me ei tea kunagi, kas me ei saaks tulla midagi paremat, sest nad suruvad kõik maha, nad ostavad ära need väikefirmad ja nad ostavad ära ka need patendid ja tegelikult see pärsibki seda tehnoloogia arengut. Me ei tea, kas saaks üldse isegi midagi paremat tulla. Ei. Niisiis.
räägime siis veidikene veel näiteks sellest, kus praegu kasutatakse meie plaani. Näiteks me kasutame sellist võimalikult suurt nii-öelda teenuste jagamist. Praegu näiteks, ma ei tea, Eesti Energia ja Elering, me eemaldame nagu näiteks võrgu sellest elektritootjast, et näiteks ei saaks olla niimoodi, et nüüd see üks firma, ma ei tea, sätibki selle hinna väga kõrgeks, vaata. Et tegelikkuses meil on vaja ka teha tehnoloogiatööstuses samamoodi, et meil ei oleks nagu neid suuri firmasid, kes sätivad seda hinda, kes siis määravadki selle, et kui suur on meie see näiteks tehnoloogia areng ja kes ongi need ainsad nii-öelda otsustajad. Meil ei saa sellist asja lihtsalt juhtuda. Me peaksime tegema, nagu me ütlesime, me peaks tegema sama asja Google Docsiga või mitte Google Docsiga, vaid näiteks otsingumootori ja ad service'iga, et nad ei saaks seda nagu meie datat lihtsalt üksteise vahel jagada, sest praegu ei saa Google Adsi kõrvale tekkida uut nagu reklaamiteenuse pakkujat, sellepärast, et kõik selle data hoomab enda kätte Google Ads, ta isegi ei müü seda, ta lihtsalt annab, nad jagavad seda nagu oma firma vahel ja tegelikkuses meie tahamegi nad viia vabaturumajanduse põhimõtetele, et saaks ka tekkida Google Adsi kõrvale uus reklaamiteenus ja see ongi oluline, me võimaldame enda plaaniga sellise nagu uute tehnoloogiate arendamise, uute firmade tekkimise. Tegelikult, nagu me ütlesime, praegu on need suurfirmad lihtsalt, nad ostavad kõik ära, eeldusel võib-olla siis, isegi tihti nad tegelikkuses ei arenda ju neid asju siis edasi. Niisiis, rääkisite oma esimeses argumendis sellest, kuidas uued lahendused on kallid ja mida iganes. Tegelikkuses me näeme, et nad ei saa väga hästi aru, mis meie plaanis juhtub. Meie raha ei kao lihtsalt lambis kuskil ära, kui me lahutame need erinevad ettevõtted, siis raha jääb tegelikult alles. Raha jääb ju ikkagi ringlusesse, need suurfirmad saavad ju teha isegi koostööd üksteisega, et teha neid nii-öelda kallimaid innovatsioone, milleks sellel üksikul väikefirmal võib-olla enam raha ei ole, kuid me näeme, et nad ei muutu ka ju mingiks 100 pudifirmaks, kellel ei ole üldse raha. Ikkagi, kui me Google'i nagu ära lõhume mingi mõneks tükiks, siis ikkagi ta on maailma top 10 firma ja tegelikkuses sinu innovatsioon ja raha ei kao ju mitte kuskile ära. Ei. Niisiis. Mida veel? Niisiis, räägime, te ütlesite meile siis vist oma teises argumendis seda, et nüüd me peame hakkama näiteks selliste sotsiaalmeediateenuste nii-öelda, meie mõistes siis kommunaalteenuste eest maksma. Tegelikkuses me näeme, et me ei pea ju seda tegema. Ennem kui Instagram näiteks ära osteti, Instagram ei olnud tasuline, aga ta sai ikka väga hästi hakkama. Discord ei ole tasuline, aga ikka me saame teda nagu väga vabalt kasutada. Me ei pea selliste asjade eest maksma, neil on omad viisid, kuidas seda raha teenida, me ei muuda ju mitte midagi tasuliseks. Saavad tulla lihtsalt uued lahendused, igal inimesele saab tulla siis nagu nii-öelda meeldivam lahendus ja mitte midagi ei lähe siis lambist nagu kallimaks. Niisiis. Nii, räägime siis veel näiteks demokraatiast. Räägime sellest, et tegelikkuses nad ei vastanud sellele punktile üldse. Nad rääkisid, tegelikkuses me ei arva, et need nagu suurettevõtted on õiged organid, kes siis kes peaks otsustama selle eest, et mis kontod peaksid nagu jääma, et kas me peaks Trumpi bännima. Meie arvates peaksid sellega tegelema teised organid, sest Meta ei ole näiteks õige otsustaja. Tema ei saa otsustada, et kas mingil inimesel on sõnaõigus või mitte. Nende käes on praegu liiga suur võim, me ei tohikski seda lasta juhtuda, eks ole. See on tegelikkuses väga oluline ja lisaks nad ei puudutanud ka näiteks meie, veits puudutasid, aga meie arvates see ei ole oluline. Meie andmekaitsepunkt ka ikka veel seisab. Liigume siis oma laienduse juurde. Veel üks põhjus, miks meil on vaja turul võimalikult palju konkurentsi ja erinevaid ettevõtteid, on see, et meil on vaja varuplaani. Tänapäeva maailm on liigselt sõltuv suurfirmadest. Kui Facebook 2021 sügisel maha läks ja info seisma, ka EL-i antimonopoli juht Margaret Vestager ütles, et sellisteks olukordadeks on meil vaja rohkem alternatiive ning me ei tohiks tugineda ainult ühel suurel tehnoloogiagigandil. Nii olulise teenuse siis pakkumiseks. Kui need teenused lähevad maha nagu dominoefektiga, ühe korraga läksid maha kõik metateenused. Neid lahutades tegelikus oleks olukord parem. Ei läheks maha ainult Facebook, mitte mingi Messenger ja WhatsApp selle kõrval. Hetkel, kui üks maha läheb, siis läheb maha kõik meie infovahetus, see seiskub ning tegelikkuses on absurdne see, et mingi Zuckerberg otsustab selle üle, et kas nüüd saame nagu oma kommunaalteenuseid põhimõtteliselt kasutada. Me oleme demokraatlik riik, selline võim ei tohiks olla siis paari suure nagu ettevõtja käes ning see on absurdne. Selle lõhkumise eest me võitleme. Aitäh ja valige jaatus!
Kallid kohtunikud, siin väitluses on tegelikult kõige olulisemad tarbijad. Tarbijad on need tegelikult siis, kui nad lõhuvad need hinnad ära, need firmad ära, need hinnad lähevad kallimaks, kõik see läheb tegelikult tarbijate peale välja. Me peame tagama, et tarbijatel oleks kõige parem elu ning ehituse maailm seda teeb. Räägingi oma esimeses meie argumendis, või mis Asmus rääkis, lahendan natuke seda sellest kasutarbijana. Me teeme 4 mehhanismi, kuidas meie maailmas on tarbija elu parem. Esiteks, et tooted on odavamad, teiseks, et on mugavam, kolmandaks, et on rohkem turvalisem ning neljandaks tasuta teenused. Me saime vastu argumendi põhimõtteliselt ainult selle odavamale punktile. Nad ütlesid, et need firmad saavad teha koostööd, midagi ei lähe kallimaks. Neil on kindlad infrastruktuurid ehitatud valmis, nad lammutavad selle ära, nad arvavad, et see ei lähe kallimaks. Nad ütlesid selle välja, see pole nagu mehhanismi, see pole väga loogiline. Samuti, kui nad saavad teha koostööd, siis pole seal lõhkumisel nagu üldse mingit mõtet, seepärast, et nagu lõhkumine ongi see, et nad ei saaks seda koostööd teha, et need oleks võimalikult erinev, et oleks aus ja kõik edasi. Ühesõnaga, fakt on see, et meie maailmas on need tooted odavamad, nad ei saa kuidagi seda punkti võita. Samuti on mugavam, turvalisem ja need teenused on ka tasuta, mis tõttu need siis arengumaa inimesed saavad veel teha neid asju, sellest ma räägin hiljem ka. Siis see teine põhiline punkt, mis siin tulnud on väitluses käima, on see demokraatia ja regulatsioonid. Räägime siis natuke neist. Esiteks, nad ise esimeses kõnes ütlesid välja, et nagu nende firmadel on ikkagi väga palju raha, et nad saavad neid häid firmasi osta. Sellega on nagu 2 punkti. Esiteks, et nende maailmas, kuna neil on nii vähe seda raha, siis nad nagu nii palju vähem seda raha, siis nad ostavad ära ainult konkurente, need firmad, kes saavad osta. See tähendab seda, kus meie maailmas, kuna neil ei ole konkurentsi, nad ostavad need väiksemad firmad ära, näiteks nagu Facebook ostis ära ühe eventside firma ja panid need eventsid endale, meil nad integreerivad, nende maailmas nad ostavad ära konkurentsid. Teiseks, see demokraatia punkti vastu, kui nendel on piisavalt palju raha, et teisi firmasi ära osta, siis nendel on ka piisavalt palju, et lobida. Nad saavad lobida ka, nad saavad ka neid seadusi endale osta, kõik see, mis nad teises argumendis rääkisid sellest pärsitud arengust, sellest tegelikult neil on ka täpselt sama palju raha, et seda kõike teha, seega me ei näe väga, kuidas seda ette õhtud. Veel üks punkt selle kohta on see, et samamoodi nad saavad ka nagu koos lobida edasi nende maailmas, kuna nad ei tööta küll koos, neil on samad nagu mehhanismid, kuidas need firmad töötavad, siis nad saavad kõik koos nagu seda ühiselt lobida. Seega me näeme, et see demokraatia punkt kaob täiesti ära. Samuti nendest regulatsioonidest, mis nad rääkisid, mis on nagu väga segane, nad rääkisid regulatsioonidest, aga siis nad rääkisid nagu regulatsioonid oleks trahvid. Regulatsioonid ja trahvid. Regulatsioonid on need, mis sa paned peale, et ei saaks üldse midagi juhtuda. Trahv on see, kui sa nüüd nagu rikud seda regulatsiooni, siis sa maksad trahvi, aga meie maailmas nad ei riku neid regulatsiooni. Miks see on nii? See on sellepärast, et kui selleks, et saaks nende plaan juhtuda, peab olema poliitikutel võimalikult palju jõudu, et need firmad ära lakkuda. See tähendab, et meie maailmas on ka vähemalt sama palju jõudu, et saaks need regulatsioonid peale panna. See nagu võrdsustab ära, kui nendel poliitikutel nad küll ütlevad, et nad lobivad, aga kui neil on sama palju võimu, et need ära lõhkuda, siis meie maailmas on neil ka piisavalt palju võimu, et need regulatsioonid peale panna. Lisaks veel me näeme, et nagu need regulatsioonid väga hästi töötada, nad saavad need peale panna, me saame panna nagu need piirid peale see, et see saaks piisavalt palju, ma ei tea, lobida, et oleks head tingimused töötajate ja nii edasi, me näeme, et need regulatsioonid väga töötavad. Küll aga nende regulatsioonidega ei tule kaasa neid kahjusi, mis on siis need kahjud, mis lähevad siis nende inimestele edasi, mis enda maailmas igal juhul tuleb, mis mehhanism nad ei lükanud ümber. Räägime veits sellest konkurentsist ka. Nad loovad meile pildi, et nende maailmas on nüüd konkurents hästi palju suurem ja see on hästi hea. Aga reaalselt me väga hästi ei saa aru, nagu miks see nii on. Esiteks, need Facebookid ja Instagramid on ikka veel seal alles. See võrgustiku efekt, millest Asmus rääkis, on ikka veel alles. Seal Facebookil ja Instagramil ei tule nende maailmas mitte mingil juhul mingid konkurente, nad ei toonud ka mingid mehhanisme, miks üldse peaks tulema. Teiseks, sellest kui ma enne ka rääkisin, need konkurentid, kuna nad ütlesid, et neil on piisavalt palju raha, et teisi firmas ära osta, nad ostavad need teised konkurendid ära. Kuna nad on nagu väiksed, neile võivad tulla konkurendid, nad peavad eelistama seda, et need konkurentid ära osta, enne seda, et nad saaks need mingid väiksemaid firmasid seda integreerida. Kolmandaks,
need filiaalid ei konkureeri omavahel, nad lõhustavad need firmad ära ja arvavad, et nad hakkavad omavahel konkureerima, aga reaalselt need ei hakka, seega need monopolid jäävad, see konkurentsi absoluutselt ei tule, millest nad räägivad. Räägime veits nendest arengumaadest ka, mida tegelikult nende teine kõne absoluutselt ei rääkinud. Me näeme, et arengumaad on nagu üpris olulised, me näeme, et ainult meie maailmas saavad saavad nad arendada, see on sellepärast, et see on pikaline investeering, see tähendab seda, et ainult need monopolid, kellel on nii palju seda lisaraha, et seda pikaajalist investeeringut teha, ning teiseks on see, et kuna meie maailmas ei ole seda konkurentsi, siis nad ei taha seda riski võtta, siis nad võivad selle riski võtta, et keegi teine ei lähe sinna, seega et see investeering saab igal juhul tasutud. Nende maailmas on neid nagu siis konkurente rohkem, nad ei julge seda investeeringut võtta, meie maailmas need arengumaad siis arenevad, seal saavad tasuta haridust, nii edasi. Okei, räägin veits ka sellest kolmandast argumendist, mis rääkis sellest nii-öelda varuplaanist. Nad ei toon mingit mehhanisme välja, nad lihtsalt ütlesid välja, et see, et seal on rikked, see, et meta vahepeal jookseb kokku, tähendab, et meil on vaja varuplaani või et meil on vaja nagu seda muuta. Me ei näe, et see on absoluutselt tõsi. See, et rikked tulevad, see on okei, rikked saab areneda, see ei tähenda, et kui rikked tulevad, et sellega peab kohe midagi muutma. Me näeme, et nad ei toonud seda nagu mingit väga põhjendusi, nad lihtsalt ütlesid selle välja, me näeme, et see absoluutselt ei ole tõsi. Okei. Jah. Lükka. Ise võrdlesite neid ettevõtteid ka kommunaalteenustega, aga miks me kõik kommunaalteenused eraldame täpselt samadel põhimõtetel nagu meie, näiteks Eleringi eraldame me teenuse pakkujast Eesti Energiast. Miks me kaks eraldame, kui te ise võrdlete neid kommunaalteenused? Okei, see on näide, mille kohta ma ei oska kommenteerida, aga me näeme, et see, et me midagi tegime, see ei tähenda, et me peaks seda igal pool tegema. See on lihtsalt üks näide, see ei ole mingi mehhanism. Me näeme, teeme mitu mehhanismi, miks kasutada on hästi olulised, see, et toode on odav ja nii edasi. Seega see, et ühel pool see tehakse, see ei tähenda, et see on õige vastus. Seega see ei ole nagu kinda üldse mingi mitte ümberlüke. Okei. Kasudest rääkisin. Nüüd räägime veidi ka kasudest ettevõtetele. Okei. Me näeme, et kui need firmad on nüüd koos, mis nad meie maailmas on, toodavad nad ettevõttele hästi palju kasu, mida eraldiseisvalt nad siis ei saa. Kui firma ülepidamine on jaotuse maailmas nüüd kallim, siis firmad alati lükkavad selle kahju nüüd edasi kasutajale. Näiteks kui riik piirab mingit tootmist, siis tooted lähevad kallimaks ning kahju saab vaid tarbija. Nad proovivad seda väita, et hinnad ju ei muutu, et see kõik on alles, aga tegelikult nad lõhuvad selle infrastruktuuri, nad lõhuvad selle keskkonna ära. See tähendab seda, et kogu see asi nad peavad nagu uuesti ehitama, neil peavad olema eraldi inimesed seal, kogu see asi tegelikult läheb igal juhul kallimaks. Ja see kõik läheb siis kasutajatele, need tooted lähevad kallimaks, nagunii inimesed juba, Ameerika 70% inimestest elavad paycheckini, me näeme, et iga hinnatõus on üli halb, nad ei tohiks seda mitte mingil juhul see tulla, sellepärast meie seda ei tee. Okei, väiksed startup ettevõtted saavad meie maailmas väga kiiresti lihtsasti fundingut. Kui startupidel on head ideed ja tehnoloogiafirma ostab selle ära, siis on alati parem kui läbi investeeringute firma kasvatamine, sest arendus on kallis, tehnoloogiahiiul on vahendid ja tööjõud olemas selle koheseks arendamiseks. Vastupidiselt startupid peavad leidma vajalik inimesi ise, ehitama keskkonna ise, see tähendab, et need on siis kallimad ning et need jõuavad aeglasemalt inimesteni, sest nad peavad seda kõike ise ehitama. Tehnoloogiahiiud garanteerivad tütarfirmale hea juhtimise, sest nad ei taha, seda on kogenud, nad ei taha lasta seal põhja minna. Okei, kui suurfirmad ostavad startupi ära konkurentsi vähendamiseks, siis me näeme, et see pole ka enamasti halb. Tech Giant saab võtta kindlaid väikse firma omadused ning need endale lisada, tehes sellest parema toote. Nende maailmas nad ostavad ära ainult konkurente, mida ma ka rääkisin, sellepärast, et neil pole piisavalt raha, et nagu neid kõik osta, seega nad ostavad ära ainult need konkurentid. Okei. Seega, nagu ma tõin ka enne välja, et tänu sellele, et tuli Facebookil tuli see eventsi osa juurde, et nad ostsid selle ühe firma ära ja nüüd saavad eventsi, nüüd kõik inimesed saavad neid eventsi sealt Facebookis kõik koos näha. Mis jõuabki mu kolmanda punktini selle argumendis, mis tähendab see, et teistele ettevõtetele kasutajale on tegelikult see jube mugav, mis praegu on. Kui on olemas keskkond, mida kõik kasutavad, siis on efektiivsem ja mugavam teistel firmadel seda ühte keskkonda kasutada. Näiteks väikefirmad saavad laadida oma tooted kõik Amazoni ja see jõuab kõigini. Ürituste korraldajad saavad teha eventi Facebook ja see jõuab kõigini. Inimesed ettevõtted saavad uploadida YouTube videosse, see jõuab kõigini. Nende maailmas nad peavad uploadima seda 10 kohta ja need jõuavad vähemalt inimesteni, ühesõnaga ettevõtetel on meie maailmas väga palju mugavam, kõik võidavad. Aitäh, eitus. Aitäh, mõtleme veel minutikese.
kallis paneel, vaatajad ja äkki mu ema on ka seal. Ma alustan seda kõne sellega, et ma ütlen seda, et demokraatia ja vabaturumajandus, 2 töötavat põhimõtet, mis alati tagavad kõige parema tulemuse. Pluss see, et Euroopa Komisjon on öelnud, et see on kõige parem ja ainus lahendus konkurentsi ja kõige parandamisele, on parem kui see, et 3 Tallinna teismelist ütlevad meile, et me teeme mingid regulatsioonid, mis nüüd töötavad. Me näeme, et see ei ole tõsi ja kui Euroopa Komisjon ütleb, et see on ainus lahendus, siis see on päriselt ainus lahendus. Jätkan seda sama kohe sellega, et ma räägin kommunaalettevõttest, aga enne ma räägin siis struktuurist. Ma räägin selles kõnes demokraatiast, kuidas nad tegelikult ütlevad meile, et demokraatia ümberlükke ja siis nad räägivad meile sellest, et nad ostavad konkurente selle punkti all. Siis me räägime teile, kuidas konkurents tegelikult ei vähene meie maailmas ning hoopis palju rohkem tuleb innovatsiooni ning kokkuvõttes, kuidas see kõik meile kasu toob, eks ole. Jätkame selle kommunaalettevõtetega. Kommunaalettevõtetel Eleringi ja siis Eesti Energia näide ei ole ainus. Kõikides maailma kommunaalsektorites on see jaotatud põhjusega. See on sellepärast, et ka USA kõik veevärgid on jaotatud, sellepärast, et torustik ja see veepakkuja peavad olema eraldi, sest muidu kui nad on koos, siis saab see üks ettevõte öelda, et tema ei võta teistelt vett, ta võtab ainult seda, mida tema pakub, ta teeb seda enda kindla hinna eest, ning kokkuvõttes, mis on kõige allem, on see, et me tegelikult väljas ei tea ka palju see tegelikult maksab, sest kõik see toimub selle firma siseselt, seega meil väljas ei ole aimugi tegelikult, kas see hind, mis nad pakuvad, on okei või mitte, eks ole. Mis meie maailmas muutub, on see, et nad ei saanud ikka meie plaanist aru, mis ei ole see, et me võtame nüüd mingi Facebooki teeme Face'iks ja Bookiks, eks ole, vaid me võtame Facebookis, võtame reklaami eraldi sellest nagu sotsiaalmeedia osast, me võtame Google'il eraldi reklaami datast. Mida me muudame, on see, et me kaotame ära selle ebaausa eelise, mis on ka kommunaalettevõtte puhul, eks ole. Praegu, kui mina tahan oma reklaami Google'is müüa, mina maksan. Google ja reklaamid ei maksa selle eest ja see ongi see probleem. Nad rikuvad vabaturumajanduse põhimõtted, nad rikuvad meie demokraatlikke eesmärke ja me näeme, et see on natuke olulisem kui see, et minu Instagram, mis on praegu tasuta, on teie maailmas ju ka tasuta, eks ole. Nii, räägime demokraatiast. Nagu ma ütlesin, siis me tegelikult ei saa mitte mingit ausat nagu ümberlükkat selle demokraatia argumendina. Demokraatia all me mõtlesimegi seda, et me ei tohiks lasta suurfirmadel otsustada, mida nad tahavad teha meie õigustega ja nad ei tohiks Austraalia näite puhul öelda seda, et neil on õigus keelata meie meedia ära, mis neil hetkel on, nagu me näeme, eks ole. Mis muutub meie maailmas, nagu me juba seletasime, on see, et nüüd, kui nad firmad on väiksemad, on meil ka alati rohkem kontrolli. Kui teie need ägedad regulatsiooni, mille peale te pole tulnud töötavad, siis meie maailmas töötavad alati paremini, sest see firma on väiksem. Ja siis meil öeldakse lobitöö peale, et nad teevad koos lobitööd. Mis ma lähen sõbraga kohtusse, ta maksab nagu kohtunikule. See ei tööta nii lobitööd, sa ei saa koos teha, kui see firma on väiksem, siis automaatselt tal on väiksem võimalus seda edasi lükata. Hallo, Google rikkus konkurentsiseadusi, ta trahviti 2,5 miljardit pool Eesti eelarvest, ta lükkas 10 aastat edasi, kaotas, maksis ja okei, ma teen edasi seda. Regulatsioonid ei tööta, trahvid ei tööta, kõik see, mida te üritate teha, ei tööta. Meil on vaja usaldada demokraatiat. Demokraatia on see, mis lahendab kõik need probleemid ära ja demokraatiani me jõuame ainult nende lahutamisel. Sellele me ei saanud mitte mingit vastust peale selle, et lobime koos. Nii, nüüd järgmiseks ma räägin teile konkurentsist muidugi. Startupid, meile räägitakse ilgelt toredat juttu sellest, kuidas meie maailmas ostetakse ikka firmad ära, aga nüüd, kui sul on vähem raha, siis sa ei hakka seda nagu ostetud firmat edasi arendama. Mis me näeme, et on täielik jama. Praeguses maailmas, ma võin teile lugeda ette siit, ma teen seda jälle. Pointi, Urban Engine, Skybox, Waze, Cleversense, Quixi, Image America, Indoxon, Keyhole, Wear2, Sprinks, Adscape, DoubleClick, AdMob, Terascent, Invite Media, AdMeld, Autofus, Adomeri, M-Dialog, Red Hot Labs, Screen Border, Postini, Recaptcha, Dynamics, VirusTotal.com, Imperium, Slick Login, Simplify ja Mandant. Need on kõik asjad, mida Google on kokku ostnud. Miks ta seda ostab? Sest et tal on nii palju raha, et teda ei huvita, mis ta nendega teeb. Ta ostab selle ära, et tulevast konkurentsi vältida, paneb riiulile. Meie maailmas ostetakse ka neid ära, aga nad ei saa enam lubada seda, et nad panevad riiulile. Ise ütlesid, et neil on vähem raha, aga nad ikkagi ostavad neid konkurentsi ära. Seega nad peavadki selle asja, mille nad ära ostavad, päriselt rakendama ja nad päriselt viivad ka selle nagu uuendatud asja klientideni, eks ole. Me oleme nõus, et teie maailmas viib ka see suurfirma klientideni, aga ta viib palju vähem, sest et ta on vähem motiveeritud arendama seda, mille ta ostab, kuna tal on rohkem raha ja tal on kindlam positsioon, eks ole. Ja nagu me ütlesime ka oma plaanis tegelikult, siis meie eesmärk ei ole see, et täna meil on Google, homme meil on 800 erinevat brauserit, mis nagu kõik pakuvad oma teenust ja millel on kõik inimesed laiali. Me oleme nõus sellega, kui Google jääb ikkagi nagu mingi aastateks veel sinna top 1. Meie plaan ja mõte on see, et ta ei riku enam neid nagu vaba demokraatia või vaba turumajanduse põhimõtteid, demokraatia põhimõtteid, sest meie usaldame neid kahte vormi kõikide probleemide lahendamisel rohkem kui nende regulatsioone. Seetõttu me näeme, et tegelikult konkurentsis me ju võidame, sest innovatsiooni me mitte kuidagi ei kaota ära.
lisaks kõige innoveerimavad ideed tulevad ikkagi unicornidelt ja unicornid jäävad mõlemas maailmas alles, seega innovatsioon kaotab ainult mingis väga väikeses punktis, aga see on ka nende maailmas. Sellepärast, et meie maailmas on see suurfirma, tema kõrvale saab tulla uus suurfirma, aga kui ongi päriselt keegi, kes teeb midagi head, siis nüüd ei osta Google teda ära riiulile, vaid Google päriselt rakendab selle teenuse ära, eks ole. Nii, räägime nende arengumaade punktist. Me ei saanud päris sellest aru, sest et nad räägivad kaugetest investeeringutest, mis aitavad põhilist arengumaid. Nagu me ütlesime, siis firmad saavad ikka teha koostööd. Me saame koos investeerida mingisse kaugesse asja, me saame koos ehitada Aafrikasse mingeid, ma ei tea, satelliidivõrgustikke, me saame koos investeerida ja me saame koos tulu sellest. Miks et suurfirmad ei peaks tegema? Me ei keela seda, me tahame, et kõik lihtsalt lähtuks reeglitest, eks ole. Ja me ei taha neid ka ära lagundada. Nagu Karl ütles, kui Google'i me teeme pooleks, siis see reklaamifirma ja see search engine on ikka nagu top mingi 30, mis iganes. Neil on ikka massiivselt raha, mis on meie arust väga okei, sest nüüd on lihtsalt võimalus, et sinna kõrval tekib midagi, samal ajal tal on kõik need kasud jäävad, kuna ta saab investeerida, ta saab teha koostööd, teha neid kaugeid investeeringuid. Ja mis on arengumaadel teine punkt, on meie failsafe. Meie failsafe'i kohta teile öeldi, et pole mehhanismi. Come on, mis mehhanismi teil vaja? Me ütlesime seda, et Facebook, mis on ülisuur firma, kus kõik inimesed nagu põhimõtteliselt elavad sees, eks ole, no mitte ainult Facebook, vaid kogu metaverse'is, eks ole, läks 1 päevaks või no mingiks hetkeks maha, juba sellest nagu tuli mingid suured probleemid, eks ole. Mõelge, kui Google läheb mingi paariks päevaks maha, meil ei ole praegu mitte mingit alternatiivi. Mis juhtub meie maailmas, millest jälle aru ei saanud, on see, et meil on vähemalt võimalus, et tulevad need uued firmad, sest et neid ei osteta ära ja panda riiulile, vaid need uued firmad on olemas, et nüüd me saame kasutada mingit teist sotsiaalmeediat, me saame kasutada Bingi, mida keegi tõenäoliselt kuulnud ei ole siin, eks ole, sest meil on Google. Ja kokkuvõttes, kogu see failsafe punkt jääb alles ja see ju võimendub arengumaadel, sest nendel ei ole nagu mitte mingit alternatiivi. Nemad just praegu jõuavad sellesse infoajastusse ning nemad dependivad väga palju nende lääne suurfirmade pakkumiste peal. Amazon, Facebook, Google, kohe võtan. Ja nagu, kui nendel see ära kaob, siis neil ju ei ole ka raha ega mingit alternatiive, mis teie maailmas on täielik katastroof, seega arengumaad kaotavad. Palun. Kui juhtub kriis ja mingi suur firma läheb alla, või läheb maha, kas see väiksem alternatiivne firma suudab nagu pakkuda kogu sellele turule lahendust enda võimekusega? Me ei näe seda, et ta peaks olema alati selleks võimel, lihtsalt nagu meil vahe on selles, et kui teil see juhtub, ei ole mitte mingit alternatiivi. Meil kas juba on see, või siis meil on need konkureerivad jupid, mis saavad ka seda teenust, eks ole, korvata ja nii edasi. Seega, jah, me ei lahenda probleemi ära, samamoodi me ei lahenda seda demokraatia probleemi paremini ära, aga läbipaistvuse ja läbi selle, et meil on nagu paremini kõike võimalik kontrollida, neil on vähem raha, et lobitööd teha, samamoodi me mõlemad lihtsalt teeme palju paremini. Seega, ma kordan uuesti oma introst, eks ole, kui te usute, et kaks üliolulist põhimõtted, mis kujundavad tänapäeva maailma, demokraatia ja vabaturumajandus ning lisaks Euroopa Komisjoni pikad analüüsid on natukene nagu rohkem läbi mõeldud kui see kaasus siin, siis me arvame tegelikult, et me oleme need punktid võitnud. Ja selle kokkuvõttes me rääkisimegi teile, kuidas tegelikult elukvaliteet ei lähe alla, sest innovatsioon on meie maailmas rohkem, see on nende argument ka, eks ole, et elukvaliteet ei lähe alla, sest me ju ei kaota seda Google'it ära, see Google jääb alati alles, inimesed saavad ikka seda teenust kasutada, lihtsalt see, et reklaam on eraldi, ei muujuta midagi ja lisaks Instagramile tasuta enne meta. Aitäh! Nii. 3, 2, 1.
jaotuse kõige suurem probleem siin väitluses on see, et nad ei ole aru saanud, miks need monopolid jäävad. Need monopolid ei jää sellepärast, et neil on ülipalju raha või midagi muud. Need monopolid jäävad ainult sellepärast, et neil on see tarbijaskond, neil on see võrgustiku efekt. See on asi, millele jaotus ei ole tegelikult kunagi vastanud. Kõik nende ettevõtted, millest me räägime, nende enamused teenused põhinevad sellel, et seal on väga palju tarbijaid, olgu see Amazoni Marketplace või olgu see Facebook, ma tahan sõpradega rääkida. Olukorras, kus need ettevõtted jäävad, siis need jäävad ka monopolideks, me räägime, et enamusi nende konkurentsikasusid ei tule. 2 peamist asja siin kõnes. Ma räägin väga pikalt tarbija olukorrast ja siis ma räägin poliitilisest võimust ja demokraatiast. Aga alustame tarbija olukorrast. Me näemegi, et jaotus ei ole kunagi tegelikult meil ära tõestanud, kuidas reaalselt konkurents tekib. 2 põhjust, miks seda ei teki. Esiteks, enamus nende ettevõtete rolle seisneb võrgustiku efektis. Olgu see sisuloome, sotsiaalvõrgustikud, Amazoni turud, need kõik vajavad ülipaljusid kasutajaid, et need töötaks. Seetõttu ei saa seal ka konkurents tekkida, kuna ees on mingi 4 miljardi kasutajaga ettevõtted. Startupil on seal nagu uskumatult raske läbi lüüa. Jaotus 3 proovib meid misreppida ja öelda seda, et olukorras, kus neil on vähem raha, siis nad see konkurents tekib, me ütleme, et ei, nagu see, et neil vähem raha tegelikult konkurentsi ei mõjuta, see, mis mõjutab, on see, et neil on üli palju kasutajaid. Me ütleme, et ettevõte, kes alguses peab saama seda klientuuli base'i, ilmselt kasvab väga aeglaselt, kunagi edukaks ei saa. Teine põhjus, miks nendel konkurentsi ei teki, on see, et me näeme, et filiaalid tegelikult omavahel ka neile ei konkureeri. Ühel Hiiul ei ole enamasti samas valdkonnas mitut ettevõtet, a la Gmail ja Docs ei konkureeri. Ta oleks lihtsalt efektiivsem nüüd ühenduda. Me näeme, et tegelikult see kogu barjäär, mille peal jaotuse terve kaasus põhineb, ei jää seisma. Miks jaotuse terve kaasus põhineb selle? Nad ütlevad, läbi kogu selle konkurentsi tulevad need innovatiivsuse kasud, läbi selle nendel on üldiselt nagu vähem raha, et poliitikuid mõjutada, me ütleme, kuna seda konkurentsi ei tule, neid kasusid ka ei tule. Aga räägime sellest, kuidas tarbijal on parem meie maailmas. Jaotused saame põhimõtteliselt 2 mehhanismi, kuidas nende maailmas on siis see innovatsioon või ettevõtted paremad. Esiteks räägivad nad sellest, et enam ei osteta patente ja startup'e, et neid lihtsalt põhja lasta. 2 vastust sellele. Me ütleme, et kui Hiiu rahasumma on piiratud, siis ta kulutab seda investeerides nii, et tema turuosa ja kasum oleks kõige realistlikumalt kindlustatud. Nad hakkavad ära ostma startup'e, mis nendega konkureerivad, et kindlustada oma monopoolne asend, sest see kindlustab kasumi. Meie maailmas on tal tõenäoliselt rohkem raha, ta ostab ka ettevõtteid, mis temaga ei konkureeri selle jaoks, et enda teenuseid paremaks teha. Tal on selle nagu edasi arendamiseks tõenäoliselt raha ka. Mida meie oleme proovinud teile ära tõestada, on see, et olukorras, kus FP praegu mõtleb, et mida ta ära ostab, siis ta ostab nende maailmas eeskätt ära signali, mis on otseselt konkurentsis temaga. Ta pakub talle täpselt sama teenust, mis Facebook iseenesest pakub. Küll aga tal ei ole tõenäoliselt sama palju piisavalt vaba raha, et arendada iseenda teenust edasi. Teiseks, kui tehnoloogia hiid ostab startupi ära, siis isegi kui osad lähevad põhja, siis need, mis integreeritakse, jõuavad tarbijani koheselt. See on see punkt, mis eitus tegelikult võidab. Et isegi kui meil nagu osad lastakse põhja ja isegi kui jaotuse maailmas need startupid on räigelt edukad ja jõuavad kuhugi, siis me ütleme, et olukorras, kus eituse maailmas need ära ostetakse ja olukorras, kus see startup on hea, siis ta integreeritakse sinna teenusesse ja see teenus jõuab kohe kõikideni maailma inimesteni. Me ei pea ootama 20 aastat ja me ei pea takerduma sellesse startupi klientuuri, mis ilmselt on alguses päris väike. Nii, siis nad räägivad meile, me ütlemegi, et eituses on hiidule nagu piisavalt raha, et teenus kohe kiiremini jõuaks. Ainuke vastus, mis me siin jaotuselt saame, on see, et ta loeb meile ette nagu 20 ettevõtet. Tore on ju. Me ütleme, et jah, osad ettevõtted tõesti laseb põhja, aga osad ettevõtted integreerib ka. Need on just need kõige paremad ettevõtted, need on need, kus tulevad ka ülipaljud need kasud. Aga teine point, mis neil tuli, oli see, et meil on mingi seotud ettevõtted ja reklaamiettevõtted kuidagi nagu pärsivad seda konkurentsi. Me ütleme, et okei, me näeme, et ainult et see on võrdlemisi nagu cherry pick näide, need reklaamiettevõtted. Me näeme, et sul on tegelikult väga palju näiteid sellest, kus tehnoloogia hiid lubab oma turul konkureerida ausalt ka nagu teiste ettevõtte teenustel. Jah, ta prioritiseerib enda asju, küll aga ta annab teistele ettevõtetele ülisuure kõlapinna, mis jaotuse maailmas kunagi ei oleks. Tal on juba see välja arendatud turg, tal on juba see välja arendatud võrgustik, kus miljardid inimesed loevad iga päev tema seda saiti. Jaotuse maailmas seda ilmselgelt eksisteeriks, isegi nendele ettevõtetele, kes on reklaamiettevõtte poolt praegu nagu pärsitud, leiavad lõppude lõpuks rohkem tähelepanu jaotuse maailmas, sellepärast need keskkonnad on olemas. Aga okei, nagu mõned filiaalid pole tõesti kasumlikud, aga selle arvelt saame tasuta teenuseid. Jaotus ei vasta tegelikult analüüsile, vaid toob paar näidet, et Discord saab olla ka tasuta, täiesti individuaalselt nii edasi. Aga me näeme, et nagu Discord ongi kasumlik, aga asjad nagu Drive, Docs, Maps, kohad, kus me tegelikult ei küsi mingit reklaamiraha, mis ei ole kasumlikud, ei saaks nende maailmas eales tasuta olla. Ja see on see põhjus, mis tegelikult kogu nende kaasum ka kukub. See, et ettevõttel on reklaamimine veits kallim on kõvasti vähem oluline kui see, et vaene inimene saab oma teenuse tasuta kätte. Enne Google Docsi maksis Microsoft Office kuus mingi 50 €, ma ei tea, igatahes maksis palju. Me näeme, et nüüd isegi kui ta pärsib seda konkurentsi, siis ta pakub nendele inimestele, kellele seda kõige rohkem vaja on, tasuta teenust, asi, millele jaotus kunagi ei vastunud. Võrdluseks toome meie välja nagu teile 3 põhjust, miks meil on tarbijal
palju parem, on ju. Esiteks, me räägime teile mahu efektiivsusest. Me näeme, tegelikult sellele jaotust vastust ei saa. Miks see tegelikult neile strateegiliselt ülihalb on? Point on selles, et see, kui Amazonil ongi ülipalju ladusid, kui ta ostabki ülipalju tooteid kokku, saab iga teenust pakkuda kõvasti odavamat. See puudutab absoluutselt kõiki maailma inimesi. Teiseks on mugavus, millele me ka põhimõtteliselt vastust ei saa. Me näeme, et igaüheni jõuab meie maailmasse teenus juba sellepärast, et nii paljud kasutavad seda, see on nii levinud, see on lihtsalt ka mugavam kättesaadav. Ja kolmandaks turvalisus ja andmed. Me näeme, et Me näeme, et Facebook ja Meta on üldiselt nagu oma vigadest õppinud. Mida nad tegelikult kõige rohkem kardavad, on ju. Facebook, Meta, Alphabet on see, et neid reguleeritakse. Neid reguleeritakse ainult siis, kui tuleb mingi väga suur meedia tähelepanu nende kuri või väärteguda. Nende maailmas väikeettevõtetele seda kunagi ei tule. Sest kui ma lekitan miljoni inimese andmed, siis see ilmselt meediale väga kaugele jõuab. Kui Meta lekitab ülipaljude inimeste andmeid, siis see meedias kaugele jõuab, inimesed tahavad teda reguleerida, ta ilmselt arendab oma süsteeme. Nii, ja mis selle kogu asja mõju on see, et nende maailmas muutuvad varem tasuta teenused tasuliseks, mahu efektiivsuse arvelt, iga asi on Amazonis 2% kallim ja nii edasi. Me näeme, et kui praegu Amazon juba konkureerib nagu teiste veebipoodidega, me näeme, et sellest tegelikult piisab. Jah, kõikidel inimestel on parem, aga räägime tegelikult poliitilisest võimust ka. Me näeme, et jaatus ei ole tegelikult teinud nagu piisavalt tööd, et võita oma kaasuse nurgakivi, mis on poliitilise võimu vähendamine. Räägime lobitöö mõjust. 2 põhjust, miks meil on õigus. Meie saame samuti teha regulatsioone lobitöö piirmääru osas. Kui neil on piisavalt poliitilist kapitalit lüüa need ettevõtted lahti, siis meie saame nendele kehtestada mingisuguse piirmääru. Me näeme, et nad ei saa ühtegi kasu sellest, kus nad räägivad, et poliitikud on vähem mõjutatud, just tuimalt selle arvelt, et ka meie saame seda põhimõtteliselt piirata. Kui neil on see poliitiline kapital, siis meil on ka. Kui nende enda mehhanism on see, et neil on vähem raha, siis neil on ka vähem lobitöö mõju, siis meie kindlustame selle, et neil vähem raha on. Teine põhjus, miks see lobitöö mõju on tegelikult võrdlemisi sümmeetriline, miks see mõju poliitikuna on sümmeetriline. Okei, te lõhute need filiaalideks. Need ei ole ju tegelikult väiksed ettevõtted. Kui Facebookile on ülioluline see, et ta saabki nagu poliitikuid kontrollida, siis Facebooki kasum on juba praegu $30 miljardit. Tal on ilmselt ka ülipalju mõjuvõimu, me ei näe, mis vahet sellel on, kas tal on 30 või 50 olukorras, kus tal on vaja lobitööd teha, ta ilmselt saab. Teiseks, ta saab teha koostööd teiste filiaalidega selle korras. Jaatus ütleb, et ei saa, me ütleme, et saame küll. Üldiselt teevad valdkonnal on mingi kindel eesmärk, mille poole ta lobib. Olgu see siis sotsiaalmeediavõrgus, näiteks andmekaitse seadus ja nii edasi. Me ütleme, et naftaettevõtted juba pidevalt teevad seda, kus nad küll ei lobi nagu koos, aga nad lobivad sama eesmärgi nimel, me ütleme, et see jääb ka nende maailmas. Siis nad räägivad, et meie nagu kaasus ei tööta sellepärast, et ettevõtted eiravad trahvi. Me ütleme, et nende maailmas eiravad ka. Nendel ettevõtetel tegelikult mingi piirini on raha, nende ettevõtetel mingi piirini on mõju, et me näeme, et nende ettevõtete raha jääb ju alles, nagu nad ise ka ütlesid. Siis nad räägivad meile vabast meediast, me nagu ka väga ei saa sellest mõjust aru, me näeme, et meediat on võrdlemisi odav ära osta, me näeme, et see, et Zuckerbergil ei ole nüüd, ma ei tea, 100 miljardit, vaid on 50 miljardit, ta saab seda ikkagi nagu põhimõtteliselt mõjutada. Nad ei ole meile ära tõestanud, kuidas need ettevõtted on nüüd piisavalt vaesed ja täiesti scraping by the barrel, et nad ei saa mitte midagi enam nagu halba teha, me näeme, et nad saavad. Ja selle põhjusel eitus. Jaatus feilis siin väitluses järjepidevalt.
enda mõtetele reaalsete kahjude või kasude nagu külge lisamise. Nad rääkisid mingitest vabaturumajanduslikutest põhimõtetest, demokraatia kaitsmist ja nii edasi, aga nad nagu kukkusid läbi selles, et sidudes ära mingite reaalsete päris praktiliste kasude või kahjudega, mida meie samas nagu pakkusime teile. Aga minu viimases kõnes, mida ma üldse keskkoolis teen, ma räägin siis sellest ühest sümmeetrilisest probleemist, mis meil mõlemas maailmas on, siis ma räägin turvalisusest, räägin veidi sellest konkurentsist, innovatsioonist ning siis tulen selle kõige tähtsama asja juurde, miks me selle väitse võidame, siis need tavainimesed. Aga see sümmeetriline probleem, mis mõlemas maailmas on, see lobitöö. Me näeme, et jah, mingid firmad tahavad endale paremaid tingimusi, nad tahavad ära osta poliitikuid, need firmad on need samad mõlemas maailmas. Mida tahab jaatus teha, siis on see, et kui ta lõhub need firmad ära, neil on vähem raha, et teha vähem seda halba lobitööd. Meie, aga kuna me nii-öelda tunnistame, et nad on veidi monopoolsed, me seame neile selle lobi piirmäära, et nad ei saaks nii palju raha sinna panna. Seega seda lobi tehakse mõlemas maailmas ilmselt üsna sama palju. Nüüd teine asi, turvalisus. Me näeme seda, kuidas me saame reguleerida mingid andmekaitset näiteks, mis on üks suur nagu probleem, mis näiteks on sotsiaalvõrgustikega. Me näeme, et nad on varem töötanud, näiteks nagu GDPR-i kujul Euroopa Liidus, kus üldiselt on rahva toetus regulatsioonidele andmekaitse osas suur. Me näeme seda, kuidas meil ei ole neid probleeme Euroopa tehnoloogiahiidudega, selliseid nagu on USA omadega. Ehk siis me näeme, et need regulatsioonid töötavad ning turvalisus üldiselt on meie maailmas parem, kuna need regulatsioonid töötavad, pluss nendel firmadel on nagu suurem motivatsioon päriselt sinna turvalisse panustada ka, kuna lihtsalt neil on kaalul rohkem. Sellest innovatsioonist, esiteks, mida jaotus väidab, on see, et kuna neil on vähem raha, siis nad nagu ei osta mõttetult enam mingeid väiksemaid firmasid ära. Me näeme seda, et kui neil on vähe raha, siis nad ei osta mingeid väikseid firmasid ära, vaid nad üritavad enne osta need enda konkurendid ära, kuna see annab neile kõige kindlamalt selle konkurentsieelise, kui nad reaalselt nagu ühinevad. Aga kui neil on palju raha, siis nad saavad lihtsalt osta siis kõiki mingid väiksemad ettevõtted ära ja tankida samamoodi, nagu nad väidavad, et siis meie maailmas toimub. Küll aga meie maailmas on siis üldiselt innovatsioon, nagu see kultuur nagu selline, et on startupid, kes arendavad ja testivad nagu mingeid uudseid ideid ja need tehnoloogiahiiud enda suure kasutajaskonnaga viivad selle kiiresti ja nagu ausalt siis nagu rahvani. Nende innovatsiooni nagu seda kasu saab siis hinnata ainult selle järgi, et kui palju nagu inimesed seda reaalselt nagu kasutada saavad siis on ju. Et su idee võib olla hea, aga kui seda kasutab miljon inimest võrreldes miljardi inimesega, siis see teine variant on kindlalt parem on ju. Aga nüüd ma tulen juurde selle kõige olulisema punkti juurde, mis siin väitlus nagu otsustav on see tavainimene. Me tõime teile konkreetselt välja selle, kuidas see nagu ülivajalik asi, mida need tehnoloogiahiiud pakuvad meile, meie kogu elu on seotud sellega, ja kuidas nende firmade lõhkumine otseselt teeb neid teenuseid halvemaks. See teeb neid kallimaks, see teeb neid ebamugavamaks, see teeb neid ebaturvalisemaks ja näiteks mingid teenused, mida pakutakse tasuta, muutuvad nagu siis tasuliseks hoopis. Me näeme, et sellist asja ei tohi kindlasti teha, kuna need on mingid nagu esmavajalikud asjad ja see kasutajakogemus on nagu kõige olulisem asi, mille põhjal seda väitlust tuleks hinnata, kuna kõik me kasutame ja isegi kui see vahe on see, et ma ei tea, Amazonis maksavad tooted 2% rohkem, siis kui Amazoni kasutab terve maailm, siis see nagu väike, tundub väike nagu mõju, aga kuna kõik kasutavad seda, siis see lõpuks nagu on suur. Ehk siis kasutajakogemus on meie mõelmas alati parem valikeitus.
Eitus tegelikult üldse ei mõista, kui suure pommi otsas me praegu istume, kui need on nagu, kui me neid tehnoloogia hiide kohe ära ei lõhu, on ju. Toon analoogia sellest, millise pommi otsas me olime ja kui täbaras olukorras me täna oleme, on ju. 2014. aastal Putin ründas Ukrainat, on ju. Ja õnneks siis ta nagu tuli tagasi sealt, on ju. Me ei teinud selle vastu midagi ja nagu lasime selle olla, on ju. Ei võtnud ühtegi karmimat asja, nagu, et vältida sellist asja, on ju. Ja täna seal on sõda, on ju. Sarnaselt on ka tehnoloogia hiidudega. Kui nad täna on juba näidanud seda ohtu, et nad saavad teha nii, et nad lülitavad 1 päevaks uudised täiesti välja või et nad piiravad ja viskavad inimesi välja, me näeme, et see on ju see pomm, mille otsas me istume, sest see sõltub kõik sellest ühest inimesest, on ju. Nemad räägivad meile praegu sellest nagu kasust, et kuidas minul kui tarbijal on hea odav, umbes mugav ja kõik see. Näeme seda, et isegi kui see praegu on hea, siis see ju ei tähenda, et see on elu lõpuni, sest me oleme selle ühe asja juures, on ju, ja nagu me sõltume sellest, on ju. Me näeme, et nagu me peame leidma mingi varuplaani ja tegema kõik selleks, et me ei oleks sellest ühest sõltuvad, et me ei oleks seotud me ei oleks nagu sõltuvad sellest, et mida üks asi teeb, on ju. Ja täna, kui me jätkame seda sama plaani, me oleme alatiseks nendest tehnoloogia hiidudest sõltuvad ja kõigest sellest võime kaotada ära kõik, mida me nagu oleme omandanud, on ju. Võrdlen 2 maailma. Räägime kõigepealt Eitusest ja siis vastan nagu neile, et mida meie paremini siis tegime, on ju. Eitus räägib meile sellest, et kuidas neil on innovatsioon ja alati parim teenus, on ju. Aga see ongi ju see, millega ma siin kõne alustasin. Sina kui tarbija ei tea mitte kunagi, et päriselt saab midagi paremat olla, sellepärast, et see tehnoloogia hiid võtab kõik võimalused ära. Ta teeb kõik selleks, et sina kunagi ei saaks teada, et midagi päriselt paremat saaks olla, on ju. Ja sa ka nagu ei näe võimalust, et sellest kohast ära minna, on ju. Ehk siis innovatsioon, mida nad teevad, ei ole tegelikult päris, on ju. See tundub sulle. Me näeme, et tegelikult nende väikeste firmadega, millele me võimaluse nüüd anname, nendega saab see innovatsioon palju paremini nagu tulla, on ju. Siis nad räägivad nagu arengumaadest, siis ma ütleks seda, et kõik see, mida nad nagu teha tahavad, see ju kukub siis kokku, kui Mark Zuckerberg otsustab, et tema enam seda teha ei taha või et ta lõpetab Meta ära. See kõik lendab kokku ja see on palju hullemas olukorras ennem, kui seal midagi alustati. Jälle üks suur kahju Eitusele. Näeme, et see Eituse maailm tegelikult on nagu üks suur kahjude kogum, on ju. Aga räägime siis sellest, mis nad nagu arvavad, et nad hästi tegid, on ju. Nad räägivad sellest, kuidas tarbija võidab ja nagu, et tal on parim hind ja et kuidas meie nagu pakume nagu seda halba teenust, nagu rahalisega teenust, nemad pakuvad tasuta teenust. Me näeme seda, et meile jääb alati parim hind, sest meil on konkurents ja konkurents ju võtab välja selle parima hinna, on ju. Ja tasuta teenus jääb ju ka meile, Instagram meil ennem tasuta on ka hiljem, on ju. Ja parem teenus, nagu see ei saa olla, sest et konkurents isegi pole, sa ei tea, mis seal toimub, on ju. Aga räägime siis meie maailmast, et nagu, mis meil nagu hästi on, on ju. Või mida me muudame ja kuidas meil parem on, ju. Nüüd me tekitame päriselt konkurentsi, mis tähendab seda, et need inimesed nagu, või nad ei saa neid patente enam osta lihtsalt niisama ära, on ju. Päriselt toimub ka innovatsioon, sest nad päriselt peavad ostma seda, mis on kasulik, on ju. Nagu nad ei saa lihtsalt lahmida, sest et see ei oleks nende mõttes ju strateegiline. Sest kui nemad lahmivad lihtsalt nagu oma raha mõtetesse kohtadesse, siis nad kaotavad ära enda positsiooni, on ju. Ja räägime demokraatiast. Me näeme seda, et nagu meie maailmas ei sõltu kõik ühest inimesest. Nemad räägivad, et nagu umbes, kuidas need juhid on alati liberaalsed, aga mis saab, kui üks hetk ei ole? Mis siis saab, kui nagu otsustatakse Biden sealt ära blokkida? Siis on ju see, et meie demokraatia on kõik läinud, on ju. Me ei saa kunagi lasta otsustada ja teha selliseid otsuseid ühe inimesel, on ju. Ehk siis, kui me tahame, et meil päriselt oleks mingi varuplaan ja me ei oleks nagu päriselt ühe inimesega seotud või sellega, kuidas tema näeb, et asi võiks minna, siis me peame nad ära lõhkuma. Aitäh!